Muusikamaailma aastasündmuse Eesti muusikaauhinnagala järelpeoks oli Saku Suurhalli ette tellitud 3 suurt bussi. Terve halli täis artiste, muusikaarmastajaid ja fänne sõitsid kõik üheskoos ülemeelikas ja rõõmsas meeleolus afterpartile. Millal viimati Liini bussiga sõitsite? Klassi ekskursioon. Täpselt on ju? Täpselt, ja võilevad? Ei ole kaasas, ei jõudnud kaasa pakkida, aga etteruttavalt või tähendab taharuttavalt ruttasime kohe siia taha nagu vanadel aegadel. Me alati, kui me tantsuvõistlustele läksime, siis me olime alati taga. Klassi ekskursioonidel ka, me oleme Tuuliga oma originaalsetel kohtadel, kus me alati bussis oleme. Tunneme siin väga hästi ennast. Siin saab magada või? Siin saab magada, siin saab laulu lahti lüüa. Ja 1, 2, 3 ja tule. Neiu mustas kleidis. Sinu, soolo. Kahju, et Kanal 2 poolt klassi ekskursioonil kaasas. Üks nagu alati rääkinud terve saan nagu dokumenteerida kõike seda. Jõle põnevad. Aga siis olid vähemalt võileivad. Jah, oli küll. Sul ongi valida klassi ekskursioonil, sul on valida, kas sul on Kanal 2 või sul on võileivad. Sellised olid siis hetke emotsioonid bussisõidust. Eesti muusikaauhinnagalal tehti ajalugu. Otse ülekande tegi Kanal 2 ja tegemist on läbi aegade suurima teleproduktsiooniga Eestis. Õhtu jooksul käis lavalt läbi üle 250 esineja, sealhulgas lauljad, muusikud, tantsijad. Show ettevalmistusega oli seotud üle 250 inimese. Laval oli 200 ruutmeetri suurune LED-ekraan, kaableid oli kokku 28 kilomeetrit ja valgusteid üle 300. Peolt ei puudunud ka president. Eesti muusikaauhinnade afterparty on Tallinna ööelu tuiksoonel Hiltoni Olümpikasiinos. Ja kui te vaatate, milline massi ja kokku on tulnud kõik need 5000 inimest, kes Saku Suurhalli elan Mustamäel. Kõik, kes sinna Saku Suurhalli ära mahtusid, peavad mahtuma siia Olümpikasiinosse, et veeta oma öö siin ja vastuvõtt on muidugi muljet avaldaval. Sellised uhked kokteilid on meid ees ootamas neoonkuubikutega. Ma arvan, et see on nagu taskulambiks, et siin ööelus ära ei eksiks. Ja loomulikult on kohustuslik fotosein jälle kauritaride vahel, nii et Mustamäel. Ja hea. 5 miinus Audiriho, teevad juti pikariho, aropu päti flikariho, teine leibe likariho, rühmaga silmas kikadriho, riho. Räppar Genka noppis muusikaauhinnagalalt parim aasta hip-hop ehk räpialbumi tiitli. Pinge tuli sellepärast, et me esinesime, mitte sellepärast, et mingi muu asja pärast. Kuidas see pinge meile hinge tuleb? Pinge tuleb hinge, sest teeme elus palju erinevaid ringe, kanname erinevaid kinge ning. Ja ning on pilvede all Inga Lunge. Neiu mustas kleidis, tantsi veel. Mis bändis me mängime? Too Big Start. Kus sa pärit oled? Ma olen Brasiiliast. Brasiiliast. Palun näita, kuidas tantsib brasiillane ja palun näita, kuidas tantsib eestlane. Kõigepealt brasiillane. Näita. So weird dancing. Wow, ja kuidas tantsib Eesti mees? See on Eesti mees. Ööl puudad käima. See on Eesti mees. Ööl puudad käima. Kuita. Brasiillane kahjuks ei tantsi mitte kunagi pokaal käes, sellepärast et Ma päästan. Mul on hea vabandus. Ja Jüri tantsib. Mul on hea vabandus. Mul on hea vabandus. Näidake, kuidas tantsib Eesti mees? Vau, see juba läheb. See on juba Gruusia. Palun, päästa meid. Näita, kuidas võiks Eesti mees tantsida. Eesti mees võiks brasiilasele vastu näidata, kuidas me näiteks, ma ei tea, vagu künname või midagi sellist. Ma arvan ka väga äge. Eesti mees võtab äkki naistelt šnitti. Või siis ta on seal turvalises tsoonis, mis käib nagu niimoodi paremalt vasakule niimoodi. See on alati kõige lihtsam, vaata, seal sa ei saa eksida kunagi. Kui ta oleks natuke tumedanahaline, siis sa paned võib-olla puusa nõksu sutu rohkem juurde või midagi taolist.
see ei ole nii. Näita siis sina. Eesti mees tantsib nii. Aga see nii, naisel hakkab nii ka veel, sa oled kõikidest naistest ilma. Aga nii ongi. Eesti mees jääbki naistest ilma. Mina aga ootamata südamiga Mida sa sööd või kuidas sa oma elu elad, et sa nii kaunis alati oled? Söön täna ma sõin näiteks juustunaane, krevette ja hästi palju mündikastet, ehk siis selline spicy toit on viimasel ajal põhiline olnud. Kas sa ei patuse kunagi mingi magusaga? Ma väga patustan magusaga. Ma ennem kui ma kodust välja tulin, siis ma mõnusalt krõbistasin kõiki magusaid asju, mis oli. Ja eriti kui ma olen haige, siis ma eriti söön hästi palju Aleksandrikooke. Mida magusam, seda parem. Kui Laura tuleb lavale, see on nagu sündmus. Alati me ootame, mis nüüd tuleb, millega ta nüüd üllatab. Kas sa mõtled ise või on sul mingi tiim, kes mõtleb välja, et millega, kas mul on täna pats maani või mu pats on laeni? Ei, tiim ei ole kindlasti mitte, et pigem kuidas vastavalt sellele olule hetkele, et selle kostüümi ma leidsin Los Angelesest oktoobris ja kui ma nägin seda, siis ma just mõtlesin, et see oleks kõige sobilikum muusikauhindadele selga panemiseks. Ma mõtlen, sa võiks vabalt olla moelooja. Ma olen natukene seda mõelnud, see on üks minu selliseid lubadusi, et kuna mu vend oli see, kes innustas mind tegelikult tegelema moega ja sellest rohkem huvituma, siis ma arvan, et ma peaksin tegema just nimelt tema mälestuseks ühe ägeda kollektsiooni. Millised on meie emotsioonid? Olete rahul selle valikuga, mis on siis teinud žürii? Žürii valik, selline demokraatia. Küll oli palju rohkem mehi oli žüriis, nii et võiks selle üle vaielda. Aga... Naised. See on väga hea tähelepanek. No ütleme nii, et mehi oli ikka 4 korda rohkem. Kas see on ikka nagu süda kriibib ja on nagu kurb ka, et teie ei saanudki auhinda? Te tõmbasite ju niimoodi Eesti rahva käima. Me ju kõik armastame teid. Aitäh armastamast. See on meie südant teeb väga soojaks. Me tegelikult väga tajume seda rahva armastust ka. Et ma arvan, võib-olla erinevad sihtgrupid on, et YouTube'is ja sotsiaalmeedias on pigem nooremapoolsed inimesed, kes oma valikuid teevad ja sealt. Mitu 10 aastat, et Youth Week Stardis olete olnud? Just täna lugesin kokku ja sellel aastal saab minu jaoks 20 aastat. Teid jumaldatakse, teid armastatakse, teile joostakse järgi, teist tahetakse autogramme saada. Kuidas see nagu, mõtlen selle kokteilklaasi korra panen kõrvale, oletame, teil on saksofon praegu käes. Kuidas see liigutus nagu on, et te need naisi võlute? Näidake palun. Saksofon. Hei. Nii lihtne, jah? See on see silma siis vaade või? I don't know, ma ei tea. See on, ise tunnetate, eks ju? Ma isegi ei tea, mida te nüüd küsite praegu. Kuidas aga valmivad hitid? Millisest laulust saab hitt? Ja mis see kõik maksab? Pigem toon näite, et sellise, kuidas LA-s või selline suurse globaalse hiti puhul on umbes ühe loo tootmisindeks, stuudiohinna kuskil $100,000 ja turunduskulud on kuskil $1 miljon. Ma arvan, et Eestis on ikkagi see, ütleme, investeering ühesse loosse on kuskil, me räägime kuskil 1000 kuni 5000 euroni, mitte suurem, aga mitte ka väiksem. Kuidas te selle riski võtate, et vau, kuule, sa oled jumala äge, ma panen 2 tonni sinu peale? Eks see ongi tihti nii, et sa pead nagu sellesse talenti ja sellesse loosse uskuma nii palju. Ja siis pimesi loodad, et sellest saab asja ja eks see nii käibki tegelikult. Ta mõnes mõttes on väga suur risk, aga